Tere, kes mind veel ei tunne, Valdo on minu nimi. Kui Allan mulle tegi ettepaneku, et kas ma tunnistaksin Valgusede koguses, siis räägiksin oma lugu, siis mul võtsin järelmõtlemise aja ja mingi aeg, 2-3 päeva hiljem oli selge, et ma tulengi teie ette sellised, nagu ma olen. Selles mõttes, et pintsakuga. Ma olin viimati pintsakuga 15 aastat tagasi. Sellel hetkel, kui ma abiellusin esimest korda. Ja. Aga minu lugu on niisugune kurb lugu, ja me räägime natuke minevikust ja siis räägime sellest rõõmsast osast. Täna 7 aastat tagasi ma olin enesetappu tegemas. Reaalselt selles mõttes, et mul oli plaan peas valmis, ma olin lahutatud. Minust olid kõik ära kõndid, minuga ei saanudki koos elada. Mina ei saanud enda elust ära minna. Ja. Mina elasin koos oma haigusega. Vaatame korra pilti. Kohe saame pildi ka. Selline mees tuli kogudusse tegelikult. Selline mees tuli kogudusse, jah. Aga minu lugu on selline, ma olen raskest perest, jah. Et kui keegi ütleb, mu isa oli nagu karm mees, siis ma ei tahagi rääkida rohkem, et kui ma sellest kirjutasin raamatus, läks ulme valdkonda ja ma arvan, et enamus naisi nutaks, ma arvan mehi ka. See, mida mina olen läbi elanud ja mida minuga on tehtud, mis moodi on kasvatatud ja kõik muu, mu isa on surnud. Ütlen kohe ära, et ma olen sellest kõigest meelt parandanud, et varasemalt ma vihkasin oma isa, kui ta ära suri. Ma vihkasin ta sellest ka, et mina pean edasi elama sellise, nagu sa minu oled teinud. Ja mul ei olnud varianti, jah. Ma olin nagu, kuidas ma ütlen siis, sant juba 12. eluaasast saadik. Ma olin suitsiidne 12. eluaasast saadik, umbes täpselt, see kestis kuni 35. eluaastani. Täna ma mõtlen, ma ei olegi nagu eriti elu näinud, et ma olen ainult kurja teinud nagu oma selle käitumise asja läbi. Siis ma nagu mõtlen, et see on läinud, see ei loe enam, et täna on uus elu, täna on uubis asjad teistmoodi ja täna teeme palju head, et seda on nende silmade läbi välja vaadates on ta näha, et kuidas inimesed on rõõmsad minuga suheldes ja nii edasi. Aga ta oli segane, jah, ta oli täis segane. Ta oli alkohoolik ka, narkomaan, ta küll süstinud selles mõttes, aga ma räägingi temast nagu minevikus ja kuigi teisest isikust, sest et seda meest enam ei ole, et see on surnud ammu juba selles mõttes. Ja nii ongi, jah. Jeesus on teinud sulle võimalikuks ja ma saan tast rääkida, jah. See on nagu selles mõttes, aga mina sain kaineks üks päev enne mu 23. sünnipäeva. Tänase päeva seisuga on 18,5 aastat kaine. Võitlesin oma kainuse eest. Esimesed 5 aastat mul käisid viinaood peal, viinahullus, nimetasin niimoodi seda. Kuskil iga 3 kuu tagant bronisin mööda seina ülesse, sest et midagi minu sees tahtis juua, aga mina ei tahtnud juua. Et mul oli nagu üks eesmärk, et kui ma olen valmis surema, siis ma võin jälle jooma hakata. See hoidis mind elus. See oli ainus põhjus. Teine põhjus tuli veel, mulle sündis poegi Hannes ja see oli minu elu kõige õnnelikum päev. Ja mingi aeg ma elasingi tema pärast. Ma pidasin vastu tema pärast. Ma ei kannatab mõtet, et poeg viskab 3 peoteid mulda, sest paps ei saanud hakkama. Aga kui me ära lahutasime selles mõttes, et minust lahutatigi ära, mis on täiesti normaalne asjade keik selles mõttes, et ma ei tea, kuidas Marin üldse vastu pidas, aga nii juhtus, jah. Pidas, ta lootis, ma saan terveks, loomulikult. Aga tervenemist ei tulnud. Ma ei ole arsti mitte vastane, ravimite vastane. Ma nägin vaeva väga palju. Iseendaga ma teadsin, isegi rohkem kui arstid teadsid minus, selles mõttes psühholoogi. Ma läksin, rääkisin neile loo ära, siis nad ütlesid kohe mulle, et ma ei oskagi sulle praegu midagi öelda, sest sa tead endast nii palju. Ravimid, Marin on öelnud, ma olen endale kõik terve Mendelejevi tabeli sisse, mitte miski ei aidanud. Tõde, mitte miski ei aidanudki. Ja siis mind jäeti maha. Normaalne asjade käik. Ja ma tundsin, et mul ei ole enam mõtet olla siin, et ma olen pojast ilma, mul ei ole midagi. Mitte midagi ei ole. See on ääretult kurb. See on nii kurb, kui ma järgi mõtlen, see oli nii kurb aeg. Tegelikult ma oli kogu aeg kurb. Ma olin ülekohtune, ma olin verbaalselt vägivaldne kõigi suhtes, mul oli täitsa kamma, kes ma vastas seisab selles mõttes, et mind absoluutselt ei huvitanud. Et see oli justkui nagu provotseering ka, et äkki ma saan niisuguse paugu, ütleme löögi siis näkku, et mul lööb midagi üleval õigeks, on ju. Või mind lüüakse maha vaata ja selle asjaga saab ühele poole. Mina seda tegema ei pea ise endale. Aga kui ma olin 12 aastat kaine, mulle määrati
olin ma 10, jumal seda teab enam, 10 jah. Mulle soovitati ikkagi, et ma võtaksin endale pensioni. Ma olin sellele vastu ja lõpuks ma võtsin pensioni ja mulle määrati siis selle küsimusti alusel, mis ma kirjutasin ja haigusloo põhjal 100% töövõimsuspensionit. 10 aastat kaine, kõik võimalik arste, ravimeid, terve müriaad ja mul ei olnud mitte mingit tulemust, täiesti 0, saad 100% nagu. Ma mäletan, kodus ma nutsin, ja ma mäletan, ma mõtlesin, mind saab aidata ainult Jumal. Mitte kristlaste Jumal, sest kristlasi ma vihkasin. Ma vihkasin kristlasi, ma ei sallinud Jumalat, Jeesuse nime ma suhu ei võtnud, ma üldse nagu, ma olin ikka pöörane, ma olin mässa ja ma mässasin kõige vastu, mille vastu sain mässata. Ma mässasin nende vastu ka, kes millegi vastu mässasin. Ma olin üksik hunt, ma teadsin, et ma ei saa kedagi usaldada, täielik psaiko selles mõttes, aga siis pärast seda tuligi lahutus ja ma olin üksi ja nüüd ma tegin ettevalmistusi niimoodi, et ma püüdsin ennast 2018 suvel jooma meelitada. Mul oli plaan olemas, kuidas ma kõik asjad ära teen, ma lihtsalt, inimene tahab elada, mina tahtsin ka kogu aeg lõpuni. Ei suutnud ennast jooma meelitada ja siis ma otsustasin, et ma proovin kanepiga. Aga minu lähiringkonnas keegi ei tegele, minule ei too kanepit, sest ma olen ilmselge hull, suitsiidne ja kõik muud ja keegi ei toonud mulle. Lõpuks ma selle sain ja oligi, kas oli 2. oktoober 2018, oli 3. Olin suitsetanud kas 3 või 4 korda ja ma ei suitsetanud ka kanepit, sest ma sain endale paranoiad. Kui ma kaineks sain, mul olid paranoiad, ma kuulsin ääli, minuga räägiti, telefonid helisid, raadio mängis objekti peal ükskord. Kuigi meil ei olnud raadiot objekti peal selles mõttes, ja ma hoidsin kõigest sellest eemale selles mõttes. Kõigest ma tahtsin elada, on ju. Ja ma suitsetasin, jah. Ja ühel õhtul ma sain, see oli öö juba, ühel õhtul ma sain kõne ja endal olulise kõne ja mina ei tea, mis mul viga oli. Ma hakkasin Jeesust tänama. Jõusil nii palju oluline kõne, mul kunagi varem Jeesuse nime sisse võtnud, kui siis ainult tehes naljad üle või rääkides mingeid lollusi ja nii edasi, et see oli ainuke. Ja sellel hetkel ilmus mul üks nägu, musta-valge kirju, neid oli 3 tükki järjestikku. Ja hakkas mulle rääkimas esimene nägu, et nüüd on minek. Näeme. Näitan ühte filmi, mul oli kõrvaklapid peas, ma kuulsin muusikat, mul näidati filmi, öeldi, et nüüd on minek. Ta näitas mulle ühte filmi, kuidas keegi tuleb trepist üles, viskab nööri ümber penni, ronib külge, paneb pea sinna sisse, tool läheb alt ära, ütleb, sina teed samamoodi, sa ei pea kartma, sest sul on klapid peas, sa ei tunne valu, muusika mängib, kõik on okei. See on täiesti normaalne. Ära karda, ainult ära karda. Ma olin voodis pikali, ma olen elus kartnud küll, mind on nugade, kirvestega ja muu asjadega taga aetud, mind on poodud ja tehtud õudsaid asju selles mõttes, aga nii nagu ma see öö kartsin, ma ei ole kunagi varem kartnud. Ma mäletan, et ma karjusin meie isa palvet, vähemalt osa sellest ma mäletan, ära saada mind kiusatavist, päästa mind ära kurjast. Ma ei ole seda kunagi lugenud. Ilmus veel 2 korral. Ja aina hullemaks läks see nägu, see hingus, et toas võis noaga lõigata, kui ilge see on. See on midagi nii hullu, et ma ei ole mitte kunagi varem mitte kuskil midagi sellist kogenud. Ja ma usun, et ma ei koge ka. Keegi küsib, kes see oli, ma ei tea ja mind juvita ka, kes see oli. Oli see teemonik, keegi oli see käsilane, suur kurat ise mul täitsa kama selles mõttes, et mina teda ei uuri, ei studeeri, ei mõtle selle peale ja ei küsi Jumala käest ka, kes mu toas oli. Ühesõnaga, kuna nüüd ma korraks teen väikse nagu kõrvalepõike, olin ma 2-poolse kopsupõletikuga haiglas, mulle ei antud elulootust. Minu eest palvetas üks väike kogudus Saaremaal. Ma jäin ellu. Arstid imestasid, miks ma ellu jäin. Minul kuidas ma ütlen, ei toimunud mingit vaimset äratust selles mõttes. Aga ma nägin seal ka nägemusi ja ma küsisin ka nende, see oli igasugust asju nägin, see oli väga tore seiklus iseenesest. See oli rohtudest mõjutatuna. Aga seal ma küsisin ka, seal ma nägin ka kuradeid selles mõttes, ma küsisin, et mingid jutte rääkisin nendega. Ja see nagu nüüd see öö, mis ma kohtusin hingevaenlas, siis ma küsisin tema käest ka täiesti rahulikult, et millal sa tulid. Ta vastas mulle, et ammu, me ei rääkinud suudega, me lihtsalt nagu niimoodi. Ja ma küsin, millal sa ära lähed, ta ütles, et kavatsega ära minna. Ta ei kavatsega ära minna. Selles mõttes, et kui need kollid on tulnud, nad kavatsedki jääda, nad ei kavatsega ära minna. Aga nüüd tuleb see äge koht, kus see koll kadus ära, tõmbas rahulikuks. Nagu nii hea oli olla, et see uskumatu ilmus mulle Jeesus.
paremale käele siia külje peale kujuna, mitte inimesena lihasta luust, nagu meie oleme, rääkis mulle mingid asjad ära. Ma teadsin, et see, mis ma just nägin, ma teadsin, et kurjus on olemas, et kurjus aeg-ajalt elab minu sees või võtab mind üle ja ma ei saa talle vastu. Nüüd ilmus mulle Jeesus, rääkis mulle mingid asjad ära. Mina paransin seal samas meelt. Ma ütlesin, sa tead, milline ma olen. Ma ei saa oma hommikuks mitte midagi teha, ta ütles, et sa ei peagi. Sa ei peagi oma hommikuks mitte midagi tegema. Kõik on okei. Läksin ostsin omale piibli. Mingid päevad hiljem. Ma olin väga rõõmus. Ma teadsin, et Jeesus on päris. Jeesus elab. Jeesus ilmus minu tuppa ja koll kadus ära, on ju. Nüüd hakkab see hea osa. Ma ostsin piibli, hakkasin lugema, hakkasin koguses käima üks sõber tegelikult, kes hakkas Jeesust rääkima Jeesusest. Ta tuli rühm, hakkas rääkima ja ma ei jaksanud seda mela kuulata ausalt. Ma mõtlesin, see on nii nõme, tüütu ja ma ei tea, miks ta üldse räägis. Ma ütlesin kõistsin rusikad laua all. Ma ütlesin, et Jeesus, ma lendan üle laua, lihtsalt ma ei tea, mis ma nendega teen, kui nad veel räägivad seda. Ma läksin teise kogutusse, aga tema hakkas minu eest palvetama. Tema hakkas mu eest palvetama. Ja üks aeg teada mulle, et lähme kuulame ühte endist elumeest. Ta nimetas Pett, sõna Pett, et mind meelitada siia kogudusse. Kuulama Andreed. Mina tahtsin näha, mismoodi see asi välja näeb, et on endine elumees ja nüüd ta kuulutab koguses Jumala sõna. Ma tahtsin tõesti seda näha, mina arvasin, et sünnitakse nagu pastori perre, pastor, siis järgmine pastor ja nii edasi. Ja tulime siis siia ja oli 17. detsember, 2 kuud hiljem. Oli see 16. detsember, ma andke antiks, ma ei mäleta. Mul on kuupäevad, ma tean täpselt, millal miski juhtus, aga praegu ei mäleta. See ei oma tähtsust ka tegelikult. Aga ühesõnaga tulime siis siia, tegin siin ukse juures suitsu, ukse all ja sõber küsis ka, et pead seda siin tegema. Ütlesin, mul täitsa kama, siin on prügikast. Mina teen siin suitsu. Nii ongi, et kui suur on Jumala arm, kui ta ei ole mingi kompleksne tüüp, nagu Mart Metsala ütleb, on ju, tal ei ole kompleksi. Ma olen selle elu peale tagasi vaadanud, siis ma olen iga päev tänulik sellest, mis Jumal mõelust teinud on. Aga ma lihtsalt näidata, kui pöörane või kui pöörane oli mina ja kuidas Jumal asju muudab. Mitte selle peale, mida ta näeb, või seda, mida ta südamest näeb või tunneb, on ju. Ühesõnaga, läksime ette, see sama Karvane. Läksime tähendab koosolekale, sama Karvane ka, äkki hakkas mind nügima, et lähme nüüd ette, läksime ette. Ma ei tea, mis selle ees toimub, lähme ette, mis lähme ette. Lähme siis, okei, käime ära ja siis tuleme tagasi, okei. Ja siis oli see altari kutse, eks ju, aga seal palvetati, on ju. Ja see teenistus oli tegelikult teistmoodi. Ja teenistuse nimi oli minu elun tunnistus. Läksin ka sinna ette ja nutsin ja nii nagu nutavad surijad vist ja parandasin vist meelt või midagi, mis seal mõtlesin, midagi, ma ei mäleta, mis ma mõtlesin, midagi seal juhtus, keerasin otsa ringi, nägin, kõik see aeg filmiti mind. Ma mõtlesin, et taevas appi, nüüd mul nagu sõbrad, karvased näevad seda kõiki ja mis siis saab see on ju. Et viskab mul klannist välja vaata, et karvasena käisin nutma see ja siis mul tuli meelde, millal sa ise viimati mõnda teenistust vaatasid. Mitte kunagi. See nagu rahustas natuke, jah. See rahustas, jah. Sel päeval ei juhtunudki midagi. Läksin koju, kõik oli täitsa okei. Kui ma järgmine hommik üles ärkasin, käisin Tiiru korteris ära, käisin Tiiru korteris ära, panin kohvitule käima ja ma saan aru, et ma oma silmade läbi näen ja midagi on muutunud. Mis on muutunud, ma ei saa aru. Midagi oleks nagu muutunud. Ja sellel samal samal hetkel, seal 1, 2, 3, 4 ja siis tuleb hääl ja ütleb sulle, et tähendab, kõigepealt ma nägin ühed nägemuse oma elust, kus Jumal oli pannud minu ellu mingid inimesed, olukorrad, vali elu. Ja siis tuleb mulle hääl, nüüd see on lõpetatud, nüüd sa elad vanaks. Ma olen elus palju nutnud, jälle nutsin, naersin segamini, ma teadsin, see on tõde. Ma elangi vanaks, ma teadsin terve elu, ma elan vanaks. Iga sünnipäev oli rekord minu jaoks. Mida kirjutada hauakivile? 2007, 2008, 2009, niimoodi, mina elasin niimoodi. Nägin oma silmes hauakivi ja teadsin, see on nüüd uus rekord. Täna ma tean, ma elan vanaks. Lähen alliks, on südamerohud, halleluuja, ma väga rõõmus selle üle. Ja nii ongi. Päriselt ka, kui sa terve elu elad nii, et sul ei ole mitte midagi, siis täna sa kõik selle saad. Selle kogemuse, mis on ette nähtud tegelikult mulle ka. Kõike väga hea, hakkasin koguses käima, ma olin blokitud Marini poolt. Mina olin Mariniga tülis. Marin minuga ei olnud, mina olin paha. Ma olin blokitud igat pidis, ta sai ka kuskil Taisunlinna, minuga midagi juhtunud, hakkas kuulama, arvas, et järelikult mingi uus hoog. 100% töövõimets pensionär, uus hoog, Jeesus, milleks. Hakkas mind kuulama, sai aru, et see ongi midagi on taga juhtunud. Ma kasutasin mingi teisi sõnu, ma rääkisin teistsugust juttu, hakkasin talle rääkima. Lühidalt kokkuvõttes on nii, et tema tuli ka kirikusse minuga koos. Hakkasime koos käima. Tema hakkas ka uskuma.
Tema jaoks oli nagu Jeesus nagu Mikiir või Herakles või midagi sellist, et noh, ta on ise tunnistanud seda. Mina ei räägi midagi, mida tema ei ole kuskil kellelegi rääkinud avalikult. Ja võtsin ta kogudusse kaasa, hakkasime koos käima, mingi mõtlesin, mis sa ta siia vedasid. See oleks võinud ta kuskil teise kogudusse viia, ise siia jääd. Tegelikult ka. Noh, ma siis küsin Jumala käest, kus mu pruut on, see oli kogu põhjus. Noh, et sa tahad nagu mingit maailma inimene, paar kuud Jeesusega olnud. Mõtlesin, noh, et tuled maailmas selles mõttes. Kuskil mingi pruut ka on, vaatad on ju. Jumal ütleb sulle väga selgelt, et hoia oma silmad Marini peal. Ja hakkas tulema järjest, tuli prohvet Annigi, inimesi panid käed peale. Ma näen, noh, mitte nii, et Marinit, aga Marin, jälle Marin. Kui ma saan aru, et midagi toimub, ma ütlesin Jumalale, et ma ei taha. Ma ei ole nõus. 9 aastat oli meil kaklusi, me ei saanud hästi läbi, mitte midagi ei töötanud, ei toimunud. Valetan, töötas ja toimus ka, aga tegelikult see oli nii raske ja rusu võin ju mõlemale. Ma ütlesin, keegi teine võib olema. Arvad, et Jumal hakkab suga midagi arutama veel, et istume korra, ma räägin sulle, kuidas tegelikult asjad. Täielik vaikus. Ongi kõhe. Kui Jumal räägib suga mingeid asju, jätab rääkimata, ongi kõhe. Ta on mulle väga palju rääkinud. Ta tõesti on. Läks aega mööda. Nägin, et suht läheb paremaks. Ma saan aru, et Jumal teeb midagi. Ma Marinile ei rääkinud neid profeteeringuid ega asju, mis Jumal mulle Marini kohta rääkis. Ma olin vait. Igaks juhuks pärast hakkab ka tahtma ja siis nagu kuidas ma seda ära jätan. Aga pärast oli Marini, mulle ütles ka, et meil ei olnud kummagi plaanid, tema ei tahtnud ka mind tagasi. Saaks normaalselt läbi, oleks kõik väga hästi. Kasvataks poissi, Johannest 2 oleks kõik väga hea. Ei olnud mingi plaan, et lähme uuesti kokku tagasi vaata. Aga kui see hakkas nagu vaikselt nagu sündima, on ju, et kui ma ükskord ilma igasuguste tagamõteteta kõige muu, see oli minu kodu ka kunagi, me jäin ööseks. Siis ma lõpuks jäingi sinna elama selles mõttes. Aga ühesõnaga, mul oli nagu see, et Jumal, kui see on see õige naine, mida sa anda tahad, mul siis peab armastus ka olema. Seda peab ka olema. Jumalale väga meelepärane palve. Armastus tuli, on olnud rohkesti ka ämbreid ja kolistamist ja kõike muud selles mõttes, et aga täna ongi kõik väga hästi. Super hästi on, ausõna, ma olen nii tänulik, viimase 2,5 aastat on nii rahulik ja hea ja täis armastust on ju. Ja siis tegid küsimuks, et oota nüüd ära nüüd. Ma olen pika jutu mees, ma pean natuke tagasi, et mulle mõte lappama ja ma tahan hirmsasti rääkida, eks ju, aga ma tahan seda veel öelda nii palju, et kui ma tuli mulle püha vaim minu peale sel ööl, ma jätsin ära rohud 7 päeva hiljem. 100% töövõimets pensioni ma andsin ära jaanuari alguses, see siis 2 nädalat hiljem. Ma olin terveks saanud. Ja aastma tulin ära 3 kuud hiljem. Siis seda mul rohkem vaja ma käin koos Jumalaga, et Jumal teeb kõik mu jaoks nii. Ja see trenn on olnud väga kõva. See on olnud nii hull, et kunagi mäletan, Mart ütles kantslist, et need, kes kogevad, käivad koos Jumalaga midagi, et see, mis nad läbi elavad, see on hullemaja puhvet, see ongi hullumaja puhvet. See ongi nii. Aga iga kord, kui see läbi sai, mõtlesid, jess, väga hea, kuule, teeme teine kord seda veel. Ja nii ongi, sest et see, mis lõpptulemus, mis välja paistma hakkab või see, milliseks ta muudab sind, see on lihtsalt nii palju vägev, et minu kõige suurem hirm oli see, et ta teeb must mingi möku. Ta võtab selle karmi mehe, on ju, ja teeb tas mingi möku, teeb siukse mehe, kes mulle tegelikult ei meeldi. Siis tegelikult on ta tänaseks päevaks teinud siukse mehe, kellega mul on väga hea koos olla. Ma olen väga rahul selle mehega. Ma olen päriselt ka, kui ma siit välja vaatan, mul on väga hea meel. See, mis ma näen, kui ma inimestega räägin, mida ma vastu saan. Seda on palju. Seda on väga palju. Ühe asja ütlen veel. Mul mingi aeg ei olnud tööd. Mul sai töö otsa, lihtsalt tööd ei olnud. Jumal tööd juurde ka ei anna, täielik vaikus nagu. Ja ma vastasin välja, mul oleks tööd vaja armsa venna juurde Kristuses. Ja ta ütles, mul on küll tööd. On mingisugune, mina ei teagi, kuidas ma seda ütlen, poolülemuse koht. Hakkad kantseldama mingisuguseid kodanike tehases. Ma mõtlesin, mul on kama, davai, teeme ära. Peast on tööd, mul on vaja maksud maksta, mul on lapsele vaja süüa anda, riideid osta ja arveid maksta kõik muu. 3 kuud ma palusin ja anusin Jumalalt ja küsisin, miks sa mu siia tõid. Miks sa mu siia tõid, see on võimatu, et minust siin midagi täna sünnib. Et siin, täna ma olen väga õnnelik. See oli kõige parem koht, kus trenni teha. Kõige parem koht. Nüüd me läheme räägime selle inimesega. Ma ei tahad küll.
nüüd see ja nüüd too. Ja nüüd nad said teada, ma olen kristlane ja mitte midagi ei juhtunudki. Nad on väga rõõmsad ja õnnelikud. See paistab ka täna neile välja. Ma kuulen enda kohta rääkivad asju, mida ma pole mitte kunagi varem kuulnud. Mitte iial. Ma vanasti kuulsin seda haige. Oi kui palju, see oli nagu tere minu jaoks. Selles mõttes. Täna ma kuulen teisi asju. Kes tegi? Jeesus tegi. Üks nimi üle kõigi nimede. Teiseks, miks ma täna siin veel seisan, on see, et täna ongi jah kõik väga hästi. Nii, nüüd tuleb see osa, miks ma täna siin seisan. On sellepärast ma tahan öelda kogudusele ja piiblikoolile aitäh. Tervenisti, kõik, kes on minu eest palvetanud, minu eest hoolitsenud, mind armastanud esimesena, minu käsi üle hoidnud, kui ma pole ise tahtnud hoida, on ju. Ma olen tahtnud siia kogudusest, ma ei tea, ma arvan, et ühe käe sõrmedest jääb väheks ära minna. Mari mul ükspäev tuletas meelde, mis ära räägi neid halbu asju enam. See, mis on surnud. Aga katkisest inimest ei saagi oodata terveid mõtteid. Aga see, mis te minuga olete teinud, lihtsalt kui mina olen marutanud ja kõik muud asjad, lihtsalt tulnud ja istub minu kõrval või vaikides armastanud, siis see töötab. No. Ja täna ma tahan seda ise edasi teha. Ja see töötab teiste peal ka kusjuures. Kõigi peal töötab. Ma olen saanud sellise kogemuse, et ja ma olen täna veel astumas vee peale ja tegemas mingid samme edasi. Ma ei jää nagu istuma, ma ei ole istuma tulnudki. Ma olen väga tänulik. Ma olen tõeliselt tänulik. Te olete ühe pääsite, tegelikult on palju rohkem negi teda pääsite. See nagu levib, on ju. Et kui mõtled, et see kõige viimane, tegelikult arstid mulle väga palju lootust ei andnud, et kui mõtled nii, et ma ei ole arstide vastane ega ravimite vastane, aga kui mõelda niimoodi, et arstid ka saavad aru, et siin ei aita mitte miski. Rohu, ta ei allu rohuravil nagu. Ta lõpuks tapabki ära ennast. Midagi teha ei ole, me ei saa midagi teha siin. Ja Jumal sai kätte, Nüüd selle ma võtan. Mul on hea meel, et ta tuli. Aitäh, et te mind ära kuulasite.